võistlustel ma olen lihtsalt paar korda niimoodi olnud, et kui putt ei ole kindel, siis ma ütlen endale, et vahet jälle pane ära, vaata. No. Ja siis panen ära ja siis panen mööda lähedalt. Ja siis ma saan aru, et tegelikult ma ei keskendunud ja siis ma lihtsalt nagu viskasin korvi poole suvaliselt nagu, ja ma panin mööda. Nii, kõnnime siin natuke pikem jalutuskäik. Küsimus sulle, Riho. Mulle? Ja, sina oled käinud nüüd Usinesti trennis, Jüris, spordihoones. Mis sa ise tunned, mis sa oled saanud nende discgolfi treeningute juures siis kõige rohkem endale? Ma väga hästi selle asjaga ei oska manööverdada. Aga ühesõnaga, et mis sa tunned, mis on sulle kõige rohkem andnud? Sa võid selle enda kätte võtta. Okay. Mis nii-öelda mulle kõige rohkem on andnud? No tegelikult ma tulin sinu juurde üldse trenni niimoodi, et lihtsalt, et nii-öelda, kuidas ma seletan nüüd, et sa võid mu tehnika täiesti ära lõhkuda nii nagu ja nii-öelda õpetada nii, nagu sa nii-öelda tahad. Et minu kõige nõrgem koht on olnud putt nii-öelda. Et kogu aeg ma nii-öelda muutsin seda ja vahetasin seda, et aga nüüd mul hakkab nagu välja kujunema ikkagi nii-öelda oma stiil, et võib-olla natuke olen isegi sinu pealt nagu copy-paste teinud ja ütleme nii, et ja kindlasti eeskäsi ja tagantkäsi on paranenud, et su meetodid või õpetamismeetodid need on nagu niivõrd head, et sa lähed sellega detailidesse, mis mulle nagu selles mõttes nagu meeldib. Et võtad üksi pulgi selle lahti, et siin off-seasonil ma esimesed kevadmängud, mis siin on olnud, ma ütleks, et backar on mingi 10-20 meetrit läinud pikemaks tegelikult ja puhtamaks. Okei, see sihik ja fookus on vaja paika saada, et aga jah, ma olen distantsi ikka geeninud. Nice. Et aga nüüd mul on sulle ka küsimus. Nii, küsime kohe. Selline küsimus, et sa oled nii-öelda spordihoonesse võtnud kaasa mingi ühe ketta. Räägi sellest, et kuidas sa seda ketast kasutad. Sellel on mingi smart jubin on küljes, et kui tähtis see sinu jaoks on, et mis teited sa sealt saad? Ehk siis me räägime praegu deckdiskist. Saame õigesti aru. Nii on. Deckdisk, ma arvan, et see on tänapäeval selline kõige vahetum võib-olla treeningmetoodika tagasisidestamise mingi viis. Ehk siis kuna see ketas annab sulle otse tagasisidet sinu iga viske kohta, siis ma arvan, et selle läbi siis deckdiski on tegelikult võimalik tehnikat lihtsamini arendada, sellepärast, et sa saad konkreetset feedbacki, et kui ma keskendun näiteks, ma ei tea, käe kiirusele, käe plahvatusele, ma saan ühe mingi tagasiside. Kui ma keskendun seal mingitele randmetele, nurkadele, saan ma siis kohe jälle tagasisida, et kas kettenurgad on nagu flatis, kas spinni on kettel ja nii edasi. Põhimõtteliselt ma arvan, et deckdisk teeb lihtsalt treeningud lihtsamaks. Okay. Tehnilised treeningud. Okay. Aus vastus. Käpardasin. See toimub liiga. Oota. Anna mulle ka see. Ei näe seiklust, aga Riho tegi just tagurpidi salto siin ja jooksta taha kinni. Elu on seiklus, jah? Viskas tagurpidi salto, ketas lendas korvi, müts lendas korvi peale. Jep, nii on. Aga jah, tasub ette vaadata, kus sa astud, et jäin siia lukku ja nii ta on. Ops. Kõige hullem asi selle contenti tootmisega ongi see, et väga ei ole fookuses, sellepärast, et tegelikult on nagu imeline rada. Üliägedaid viskeid saab teha siin ajal, aga kogu aeg kaamera rollib, siis ongi, et fookus käib. Mõtled, mida filmida, kuidas, nurgad, värgid. Kuidas valmistud? Mida sa teed, et valmistada võistlusteks? Olgu see siin Holstris või ükskõik mõni teine võistlus? No toome siis selle sama Holstra näite, et tegelikult on 2 nädalat Holstra polli etapini aega. Siin me oleme. Teeme trenni. Tegelikult on juba ettevalmistus olnud selline paar nädalat kestnud. Et tänavu ma plaanin natuke läheneda võistlustele teistmoodi, mis on siis see, et ma valmistan ennast igaks võistluseks ette. Mul ei ole nädalat täis bookitud võistlusi, et teen ilmselt poole vähem võistlusi kui möödunud aastatel, aga selle eest tahan rohkem kvaliteeti tuua. Ma tahan, et mu füüsiline keha oleks terve, et mu vaimne keha oleks tugev
ja vaatame, testime, see on jälle selline hea kogemus, et eelmine aasta lihtsalt näitas, et kui olid mingid pausid vahed sees, siis tegelikult kõik läks paremaks. Okei. Nii et piisavalt puhkust ja nii palju kui vaja ja teadlikult tulla trenni tegema, nautida. That's it. Okei, cool. Lähme vaatame, mis nüüd siit välja võlume. Aga solidaarsusest. Blackbirdi. Mul sellist foret ei ole nagu teil asjad, aga. Mida sa räägid? Kuld. Tiiki või? Seal ei ole. See lõpukikk oli siuke küsitav. Oleme 12. korvi juures. Esimene par 5. Esimene par 5. Kas hommiku inimene või õhtu inimene? Lõuna. Lõunainimene. Lõunainimene. Pigem lõunainimene. Lõunal tõmban ennast käima, õhtul olen kõige produktiivsem. Hommikul tahaks puhata magada. Jah, me hakkasime täna hommikul, täna oli kellakeeramine ka veel. 9 enne 9 sõitma, et vana kella järgi kell 8 on ja tõusmine oli veelgi varem, kuskil minul siis vana kella järgi 6:30, nüüd 7:30 on uue kella järgi. Ma täna tõusin puhtalt sellepärast varem üles, tegelikult ma olin 8 üleval juba ja kõik on normaalne, kui vaja on ärgata hommikul, siis no problem, aga pigem lõunainimene. Ja ma eelistan ka lõunat. Admin tuli ja tegi. Mine sealt üle, please. Läheb mida kulda. Sobib? Jah. Sobib. Väga okei vise. Väga okei vise. No. Ideaalne. Hästi. Võib-olla hüppad ära. Kui sa mitu korda hüppad, siis hüppad ikka ära. Ei saa jumpi ka teha ega midagi. Ei saa steppi. Hark on rast. Jumala. Oi, kuhu see? Sellepärast me niisugused asju väga entukalt ei tee. See on see 1-2. Küsimus 13 tõenäoliselt. Mis on vaja selleks, et saada heaks discgolfariks? Mis on vaja teha? Harjutada väga palju. Aega panustada, harjutada, õppida vigadest. Ja nii ongi vist, ega rohkem ei olegi seal. Ühesõnaga palju harjutamist. Mida rohkem tunde discgolfi alla paned, seda paremaks saad, seda paremini õpid keha tunnetama, seda paremini õpid ketted viskama ja nii edasi. Mõttega treenida ühesõnaga. Sest vaata inimesed mängivad siin võib-olla 10 aastat ja lähevad, viskavad nii, nagu nad viskavad. Põhiasi, ma arvan, selle arengu juures on lihtsalt see, et kui sa tahad ketted kaugele visata, siis sul on vaja tehnikat selleks. Ja selleks, et tehnikat arendada, selleks sa pead aru saama, mida sa valesti teed või kus saaks paremini teha. Ja selleks, et midagi muuta, siin kohalikud juba kindlasti teavad, mida tähendab lihasmälu muutmine. Pole kõige lihtsam protsess. Ei ole päris nii, et näitad ühe korra ette ja teed järgi. Just, et lihtsalt palju tunde, palju praktiseerimist ja usaldada protsessi. Kor 14. See siin on Kor 14, 90 meetrit. Räägime nii-öelda sellest siis, mitu hole-in-one'i sa oled visanud. Kui vaid teaks. Ja kas sa loed neid? Tegelikult ma mäletan, et kui 50 sai täis, siis ma lõpetasin lugemise umbes ära. Et tänaseks neid on kindlasti üle 100. Kui palju üle 100, ei teagi. Ei ole viimase mingi 5 aasta jooksul ühtegi lugenud enam. Aga pikim? Pikim tops. Mida kõige eredamalt või kõige parim mälestus? 10. Ühesõnaga, kõige pikem tops. Kas mõtlen korra? Mul tuleb lihtsalt üks eretops meelde, üks eremälestus topsist oli USAs mõned aastad tagasi Jonesboros oli siis esimene rada, mis seal oli siis naiste nii-öelda layout ja meeste layout ja siis ma kuidagi nagu suutsin forega visata naiste layoutist topsi, mis oli siis mingi 120 meetrit forega.
et see oli päris hea tops, et 120 meetrit fore tops on ilmselt parim siis so far. Okei, naiste tiialalt. Meeste tiialalt, aga naiste korvi. Okei. Meeste tiialalt naiste korvi. Sega tiialalt, ma ei tea. No vaat jälle, ühesõnaga 20 fore tops. Jaa, nice, lähme peale. Korv asub tegelikult otse seal. Kuidas sinna saada? Ole lihtsalt, ma ei tea, viske metsa. Päriselt. Üli rändam rada. Downhill putt. Oi, mitte Rico poole. Nii, praegu oleme siin Holstras, paljudele väga vihatud rada, vähestele armastatud rada. Mis on su selline rada, kuhu sa ikka jälle tagasi läheksid nagu Eestis? No üldse, ütleme, kui me mõtleme maailmas. Kus oled mänginud, kus sa nagu iga kell läheksid jälle? Ma ikkagi, alustame, korra ütleme siis Eesti kohta, et Eestis ma tuleks kindlasti siia rajal tagasi. Minu meelest see on väga-väga hea rada, ta on aus rada, ta on raske rada. Siin raja peal, kui sa selle raja selgeks saad, siis ilmselt oskad discgolfi mängida päris hästi juba. Okay. Välismaal kindlasti läheks tagasi Konopistesse, kuhu ongi plaanis minna. Samamoodi üks maailma kõige ilusamaid ja vingemaid radasid minu meelest. Kuhu veel läheks tagasi? Rootsi, Ale, see aasta toimub ka seal võistlus. Et Ale discgolfi park või üle, kuidas keegi seda hääldab, ma ei teagi. Tegelikult need parke on nagu palju, kus läheks tagasi, aga need olid need mõned üksikud. Okei, cool. Mis me siis välja pusime siis? Haruldane liik. Siin on nagu olemas see joon. Pole varem sellist liiki metsas näinud. Tavaliselt ikka fairway'l. Kindlalt. Jep. Meil saad küsimused otsa. Ei saa. Aga... Mul on üks maasikas on lõpuks. Maasikas on lõpuks, aga see ei ole praegu. See ei ole praegu. Okei. Ma küsin... Ütleme, küsi näiteks minu käest küsimusi. Ma küsin sinu käest küsimusi. Ja. Kui sa saaksid olla Eesti parim discgolfar, siis kas sa võistleksid pigem rohkem Euroopas või USA-s? Ma pole kordagi Euroopas võistelnud, ma pole kordagi USA-s võistelnud, aga kui mulle antaks võimalus, siis ma kindlasti ikkagi läheksin USA-sse. Et kui ma juba nii kaugel olen, siis ma teen seda USA, et annan lihtsalt elule ja diskile võimaluse ja lihtsalt vaatan, kuidas välja mängib. Et tuleb alati võimalus anda ja kui võimalust ei anna, siis sa seda nagu nii ei saavuta. Nii et otse USA-sse. Jep. Korv 18, viimane korv. Selline küsimus lõppu, et kui ma praegu tänasel päeval ei räägiks discgolfist, et kas sa võiksid olla vähemalt sama hea beatboxer siis? Absoluutselt. Beatboxis ma olen väga-väga hea. Isegi parem kui discgolfis kohati. Anton isegi teab. Jaa. Koos teid. Jaa, beatbox või üldse muusika tegelikult. See on päris hea. Ühesõnaga, me võiks teha mingi jämmi kunagi. Davai. Ja siis selle... Muidugi. Davai. Me teeme jämmi.
järjest. Oli küsimusi, oli vastuseid, saime lund, saime päikest, ilm hoidis. Et mina tahan igal juhul tänada, et siin sai siis selline väike mäng tehtud, et kuidas nüüd see ring mul endal kokku võtta, on see, et võib-olla ma keskendusin kohati rohkem nagu contentile, võib-olla filmimisele, mõttele suitama, et võistlusringil kindlasti rohkem fookuses olla. Et teile vaatajad küsimused, pakkuge välja minu ja Kristo nii-öelda skoori vahe numbrites ja lähim, kes saab siis lähemale sellele skoori vahele, siis saab minu poolt siis ühe päeva Disc Golf festivali piletit lauluväljakule, nii et päris hea pakkumine. Et asi seegi on ja, et kuidas ise rahule jäid või oli sul mingi üllatusküsimusi või? Ma võib-olla teeks ka selle outro siis selle koha pealt niimoodi lahti, et kõigepealt aitäh sulle, Riho, et sa viitsid üldse majandada, teha neid videosid. Aitäh, et te kohale tulite, samamoodi Riko, aitäh Antonile ja aitäh sellele kogu Holstrapolli kompleksile, et meil siin võimalik üldse trenni on teha. Rada on mõnus, mulle rada meeldib. Ma võtan seda kui ikkagi head treeningringi, head inimestega, toreda seltskonnaga. Ja küsimuste koha pealt, ma arvan, et kõik on ausad küsimused ja pole nii-öelda valet vastust, et mul küsimustes hirmu ei ole ja kui on mingid lisaküsimusi, siis alati vastan ausalt, keerutama ei hakka, räägime asjadest nii nagu on. Nii et teege eliit ja tulge trenni. Game on!